Pentagon ja SpaceX on sattunud teravasse vastasseisu millegi üle, mis on muutunud kaasaegse sõjapidamise keskseks osaks, nimelt Starlink lahinguväljal. Iraani konflikti haripunktis toetusid USA ametnikud Elon Muski satelliidivõrgule, et tagada kõik alates lahinguvälja sidepidamisest kuni droonide juhtimiseni. Aga nüüd on tekkinud uus vaidlus ja see puudutab hinda. SpaceX ütleb, et sõjavägi on maksnud ühe terminali eest umbes $5000, kuid nende sõnul vastab teenus pigem $25,000 suurusele kuutasule. Ja nad tahavad, et seda summat tõstetaks. Pentagon aga vaidleb vastu, öeldes, et hinnakujundus ei vasta sellele, kuidas süsteemi tegelikult kasutatakse, eriti lühiajaliste droonimissioonide puhul. Kuid selle vaidluse taga on suurem tõsiasi. USA sõjavägi on muutunud kriitilise tähtsusega sõjaaegse ühenduvuse osas väga sõltuvaks ühest erafirmast ning SpaceX teab seda. Seetõttu maksiski USA valitsus sõja ajal hinnatõusu, mis neile peale suruti. Kuna suures mahus tegelikke alternatiive pole, hoiatavad ametnikud nüüd, et mõjuvõim liigub kiiresti teisele poole. Ja meiega liitub nüüd Victoria Sampson, Secure World Foundationi kosmose julgeoleku ja stabiilsuse peadirektor. Olgu kõigepealt, kas see on põhimõtteliselt hinnavaidlus või on see märk sellest, et Pentagon on muutunud SpaceX-ist struktuurselt sõltuvaks viisil, millest on raske lahti saada? Ma arvan, et see mõlemat. Kindlasti on hinnavaidlus olnud selle ajendiks, aga tõepoolest praegu ei ole Starlinkile alternatiivi. Nüüd on Amazon käivitanud oma enda versiooni nimega Amazon Leo ja ma arvan, et see saab mõne aasta pärast Starlinkiga konkureerida, aga praegu veel mitte. Mida see tähendab sõjaliste operatsioonide jaoks, kui üks eraettevõte saab sõja ajal kriitilise infrastruktuuri hinda muuta? Ilmselgelt nägime, et see just juhtus. Õige, no see ei ole hea teada, kui rääkida iseseisvusest ja sõjaväe tegutsemisvabadusest, kui nad peavad pidevalt äriettevõttega asju ümber rääkima. Ma arvan, et see näitab ka seda, kui võimsaks SpaceX on muutunud, kui rääkida sellise turu valitsemisest. Aga sõjavägi oleks võinud ka keelduda. Pole mingit põhjust, miks nad oleksid pidanud nõustuma. SpaceXi argumendid selle kohta, et nad kasutasid Starshieldi tellimuse puhul põhimõtteliselt lennunduspaketti, oleks kindlasti saanud vaidlustada. Ja ma arvan, et Pentagon nõustus praegu, kui nad otsivad praegu alternatiive. Õige, ma mõtlen, sa ütled, et nad oleksid võinud keelduda, aga lõpuks oleks see olnud väga tõsine häire käimasolevas sõjas Iraani vastu. See oleks pannud Ameerika Ühendriigid nõrgana paistma, võiks öelda. No see eeldab, et SpaceX poleks neile enam lubanud terminale kasutada. See on midagi, mida nad ütlesid, et nad kavatsevad teha, aga ma arvan, et see on küsimärk, millega sa ei taha tegeleda. Praegu püüab Pentagon aidata Iraani kodanikel valitsuse poolt kehtestatud sidekatkestustest mööda hiilida ning on olnud SpaceX-iga vastuolus hinnakujunduse osas plaani suhtes, mis võimaldaks elanikkonnal saada Starlinki kaudu mobiiltelefonidele otseühendust, mis oleksid sarnased 5G teenusele. Mida me selle kohta teame? Ja kas Starlink võib selle konkreetse teema tõttu vastureaktsiooniga silmitsi seista? No ma mõtlen, Iraani elanikkonnal oli juba varem Starlinkile ligipääs. Starlinki seadmeid smugeldati sisse jaanuarikuiste protestide ajal. Nii saidki inimesed internetti. Ja Iraan suutis Starlinki terminale petusignaaliga eksitada, et need võrgust välja lülitada. Nii et ma arvan, et neil on varemgi olnud viise, kuidas seda teha. Nüüd on lihtsalt asi selles, et Ameerika Ühendriikide valitsus on see, kes seda toetab ja üritab terminale sisse tuua. Aga ma mõtlen, et Starlinki on Iraanis juba tsiviilisikud kasutanud. Õige. Hästi. Victoria Sampson, ma tahaksin teid väga tänada, et jagasite meiega oma teadmisi. See oli mulle rõõm. Aitäh, et mind kutsusite.